Aprillikuu Soraineni sageduse saates räägime tööõigusest välismaal. Saan lubada ka markantseid näiteid, nii et kuulake kindlasti. Tere tulemast kuulama Soraineni sagedust. Mina olen siis Maarja Sõrn, täna minuga siin. Heleri, tere. Ja harukordne juhus. Külas on 2 daami. Alustan minu vasakust käest Pirko-Liis Arkma, meie tööõiguse valdkonna juht, tervist. Tere. Ja Ulla Helm, Verifi õigusvaldkonna juht, tervist. Tervist. Ja kuna mainiti sõna töö, siis ma kahtlustan, et Heleri märkmiku kohaselt meil on tööõiguse teemaline saade. Väga tubli, midagi oled sa tähele pannud ettevalmistavas protsessis, aga tõsi on see, et meil on sellel aastal selline piiriülese äri erisaade Soraineni sageduse raames ja täna me tõepoolest räägime siis välisriikides töötajate värbamise töötingimuste teemal ja kes oleks paremad seda teemat kommenteerima kui inimesed, kes sellega igapäevaselt tegelevad ja sellest valdkonnast väga palju teavad. Ja kui lubate, ma siis teengi sellise avangu. Ma luban. Et lähekski äkki siis selliste nagu, et hakkame nagu algusest siis nende küsimustega pihta ja ma Ulla kohe pöördungi sinu poole, et võib-olla nagu natuke räägite, tutvustate kuulajatele, et Verif, kus te siis nagu olete tööandjana, mis see teie rahvusvaheline selline haarang on ja siis võikski kohe hakata nagu mõtisklema, et mis siis, et kui te näiteks üldse teete selle laienemisotsuse, kas tööõiguse teemad tulevad kohe lauale või on see selline, et pärast tegeleme, pärast vaatame, jah, palun. Verif on globaalne tehnoloogiaettevõte, mis pakub veebipõhiseid isikusamasuse tuvastamise lahendusi. Ja me oleme esindatud, või ütleme siis, me oleme asutatud väga mitmes riigis. Me oleme Eestis, me oleme USAs, me oleme Hispaanias, Brasiilias ja UKAs. Ja me kasutame ka siis tööjõu renditeenuseid erinevates maailma nurkades, kus meil on siis ka esindajad töötamas. Nii et me oleme väga mitmetahuline ja mitmekultuurne ettevõte. Ja kui nüüd kohe minna selle esimese küsimuse juurde, siis tööjõud on kindlasti väga strateegiline küsimus iseenesest, kui me mõtleme laienemisest, et mis talenti kust seda saab, mis strateegilist küsimust see aitab meil lahendada. Aga tööõigus kui selline on ütleme nüüd strateegiline, aga mitte kõige olulisem. Et me ikkagi alguses püüame lahendada selle ärilise küsimuse ennem, et kas ma toon lihtsalt näite, et kuidas me laienesime Hispaaniasse, et me tundsime kuskil 2021 aastal, et Eestis talenti jääb väheks. Just sellist toote ja engineering laadset talenti. Ja otsustasime, et me peame vaatama kuskile kaugemale, kus seda tech-haabi on rohkem ja leidsime Barcelona. Ja tegime seal sellise väikse roadshow ja tundsime, et see on õige koht, kuhu siis asutada oma selline tech-haab. Värbasime uusi talente, panime nii-öelda selle operatiivüksuse seal tööle ja see oli nagu selle nii-öelda ärilise küsimuse lahendamise nagu moodus. Aga tööõigus kindlasti oli oluline, aga ma arvan, talendisaadavus, see nii-öelda see tööjõu kost või ütleme siis kulu oli teine küsimus ja kuidas siis kogu see kontorivaade sinna juurde tekitada, et need olid sellised natukene nagu kommertsalased küsimused, aga kindlasti tööõiguse küsimus oli seal oluline, aga kuna tegemist on Euroopa Liiduga, siis väga suuri üllatusi sealt ei tulnud. Versus muidugi Brasiilia, kus me lahendasime siis seda küsimust, et kuidas peegeldada Eesti ettevõtte operatiiv sellist üksust või ütleme sellise teenuse pakkumise üksust Brasiiliasse. Olime hoopis teistsuguste küsimuste juures, mis puudutab tööõigust, et see kindlasti ei olnud sama, mis Euroopa Liidu regulatsioonide nagu selline
harjumuspärane kombo, vaid et seal oli neid üllatusi töö käigus tuli nagu rohkem ette. No nendest üllatustest me tahame kindlasti siin veel rääkida ja sellest, et mis mudeleid ja aspekte peaks seal kaaluma, mis ongi võib-olla hea sissejuhatus ka sulle, Liisu, et esiteks, kas nõustud, et tööõiguse spetsialistina kohe kõiki tööjudu puudutavat seaduseid ei peagi läbi lugema, vaid peaks mõtlema nagu strateegiliselt suuremas pildis ja mis siis on need asjad, millele ikkagi võiks nagu mõelda, kui sa hakkad siis laienema? Jaa, ei, ma üldiselt nõustun, et üks äriühing peab ikkagi vaatama, kus tal operatiivselt ja äriliselt kasulik, millisele turule nagu siseneda või laieneda. Et eks siin ole erinevaid lähenemisi, et mis äriga üldse tegutsetakse ja kui palju seda tööjõudu on vaja ja mis on nagu see perspektiiv, et kas me proovime seal turul, et kas meil on nagu pikem perspektiiv, et sellest oleneb ka see, et kas me peame seda tööjõudu mingil hetkel vähendama, juurde palkama või hoopis mingisugust abijõudu veel lisaks võtma, et sellest oleneb ka natukene see, et millises riigis siis see tööõigus nagu mugavam on. Et kindlasti peab arvestama sellega, et välisriigis Eesti tööõigus ja põhimõtted ei kohaldu. Et ma oma praktikas seda siiski sageli näen, et ütleme, kui asutataksegi ettevõtte ja võetakse rohkem inimesi tööle, et siis seda probleemi nii väga ei ole, aga kui võetakse 2-3 inimest teises riigis, et siis kuidagi jääb mulje, et kui tööandja on ju Eestis registreeritud, et küllap siis Eesti tööõigus laieneb sinna ka, et kahjuks see nii ei ole. Ja natukene ikkagi võiks selles mõttes uurida, et kuidas see värbamine ja ka siis töösuhte lõpetamine seal riigis käib, et ei tuleks üllatusi selles mõttes, et osades riikides on töösuhte lõpetamine märksa keerukam kui Eestis. Et meil on riike, kus on väga tugev ametiühingu liikumine, kus on kollektiivlepingud, kus tulevad eraldi kaitsed ja sätted, et kui me seda ei tea, siis me võime lihtsalt sattuda kulukatesse olukordadesse, et meil ei pruugi olla võimalik seda töösuhet ühepoolselt nii lihtsalt lõpetada. Ja kui me proovime seda kokkuleppel teha, siis see läheb kallimaks. Ja need vaidlused on kallimad, need hüvitised, mis me peame maksma, on kallimad. Et Eestis me heal juhul, kui meil läheb töövaidluseks töölepingu lõpetamise üle, maksame 3 kuu keskmise palga töötajale hüvitisena. Aga see on väga väike summa võrreldes mõne teise riigiga, kus võib see olla ka mitme aasta palk. Kus kohas näiteks? Ma ei oska niimoodi täpselt praegu ühtegi niisugust head näidet tuua, aga need on üldiselt nendes riikides, kus ongi niisugune tugev selline suundumus töötajate kaitsele. Ma mõtlen Prantsusmaale kohe. Ja kas või näiteks Soomes meie põhjanaabri juures on ka, et seal näiteks on päris palju pikem see aeg, millal sa üldse töösuhte lõpetamist vaidlustada saad. Meil on 30 päeva. Seal on mitu aastat. Wow. Ja samamoodi on, et näiteks see hüvitis võib sõltuda sellest, et mitu aastat sa oled selle tööandja juures töötanud ja sa saad 1 kuu palga näiteks iga aasta kohta. Oled 10 aastat töötanud juba 10 kuu palka on ju. Et selles mõttes on jah, need riskid peaks olema maandatud, et see on natuke nagu riskijuhtimine, et isegi kui me oleme otsustanud sinna turule siseneda, ükskõik kas suurema seltskonnaga või väiksema seltskonnaga, siis võiks kuskil esimeses etapis ikkagi ära kaardistada selle ka, et kui me oleme nüüd otse seal tööandjana, et siis mis on need nagu kõige suuremad riskikohad töösuhte manageerimise ja lõpetamise puhul, et see oleks ette teada. Et näitena ma siin võib-olla võin tuua veel keerukast lõpetamisest, mis meie enda praktikas oli Hollandis, kus näiteks on ka selline tava, et kui sa lepid töötajaga kokku töösuhte lõpetamises, siis tal on nii-öelda see, nagu inglise keeles öeldakse buyer's remorse, et ma 2 nädala jooksul võin ka ümber mõelda pärast seda. Ja seal on näiteks vaja lõpetamiseks ka küsida riigi töövastutuselt luba ja näiteks kui sa töötaja millegagi hakkama saanud ja kui sa samal päeval kohe ei vallanda, siis rong on läinud. Et niisugused pisikesed nüansid, mida sa pead teadma, et sa nagu vaidlusesse ei satuks. Väga huvitav, see on
me ju ka töötajad, parem-parem mõtlema, on ju. Et kolime Hollandisse. aga kusjuures, Ulla, et kui selge nägemus teil on muidu sellest töösuhte formaadist või et kui te kusagile lähete või et noh, et ma saan aru, et siin on erinevaid variante, me tegelikult eetriväliselt arutasime ka neid erinevaid lühendeid ja mis siin kõik on, et mis need nagu sellised, et kas see on nagu contractor või tööleping meie mõistes tavaline, et jah, et palun kommenteeri, et kui selge see nägemus nagu on kohe või? No, ma lähen tagasi esimese küsimuse juurde, et see oleneb, millist küsimust äri siis üritab lahendada, et kas tal on vaja turule kiirelt siseneda ja luua sinna mingi üksus, mis hakkab kohe siis kas toodet arendama või siis hakkab teenust osutama, no näiteks meie verifikatsioonispetsialistid on ju siis see nii-öelda operations, keda me siis kasutame teenuse osutamisel ja see on, sellised üksused on meil siis täna Eestis ja Brasiilias ja nagu ma mainisin, TechHubin on Hispaanias, aga loomulikult, et minna katsetama uusi turge, selleks me kasutame siis seda tööjõurendi varianti, et see on siis EOR. Jah, see on Employer of Record Service Provider inglise keeles, see on Ameerikast meile siia Euroopasse saabunud siuke teenuse kontseptsioon, mida meie, no ütleme, Euroopas ei ole sellele vastet, et see tageli käibki nagu läbi selle tööjõu rendi vahenduse kontseptsiooni, mis siis tähendab seda, et on kolmiksuhe nagu, et on klient ehk kasutajaettevõtja, et näiteks kui Veriff tahab minna ma ei tea, Portugali ja ta ei taha sinna asutada ennast, siis ta otsib selle teenusepakkuja, kes võtab siis üle need otsesed tööandja õigused ja kohustused, maksab tööjõumaksud, sõlmib selle töölepingu selle töötajaga, aga nii-öelda siis kasutajaettevõtja on siis Veriff, kes annab juhiseid ja ütleb, kuidas seda tööd seal teha tuleb. Et see on niisugune klassikaline tööjõurendi suhe, aga erisus on see, et tööjõurent on tavaliselt ajutine, aga siis seal sa tegelikult ei võta ajutiselt töötajat, vaid ikkagi nagu oma mingi põhifunktsiooni täitmiseks ja pikemaks ajaks. Ja siis on õiguslikult erinevates riikides võivad erinevad õiguslikud probleemid tekkida ja riskid ka. Et see teenus on väga hea abimees sellises olukorras, kus sul on paari inimest vaja katsetamaks turule sisenemist, aga seal võib tekkida olenevalt riigist näiteks nii-öelda kaastööandja suhe ja mõnes riigis on ka see hall ala, et ei tea täpselt, et mis õiguslik raamistik sinna laieneb, et tööjõurent on hästi piiratud näiteks osades riikides, et sa tohiksidki ainult ajutist tööjõudu palgata ja mitte kedagi oma nii-öelda põhifunktsiooni täitma. Et siis peab ka olema hoolas selle teenuse pakkuja valimisel ja selle riigi valimisel, et vaatama, kas need riskid, kummad riskid on suuremad, et kas see ebamugavus, et ma võtan otse töötaja, maksan ise maksud ja registreerin ennast seal, ma ei tea, mitteresidendist tööandjana versus see, et ma kasutan seda nii-öelda vahemeest, mis on lihtsam, aga mis võib ka mingil hetkel mingi riski kaasa tuua. Ühesõnaga, et see selline mudeli väljamõtlemine, siis ma saan, et see sõltub siis sellest, mis te seal teha tahate koha peal, on ju, ja tegelikult, aga samas ma saan, et see on ka päris oluline otsus, on ju, et siin need riskid võivad nagu, kui realiseeruvad päris kehvasti lõppeda. Et üks variant veel, mida saab kasutada on, et me võtame selle iseseisva siis teenuse osutaja ehk selle independent contractori, aga siin ka, mis õiguslikult tuleb läbi mõelda, on see, et kas me tahame, et see inimene, kes seda teenust osutab, kui suures ulatuses ta meile allub ja meie juhtimise kontrolli all on, või ta saab seda tööd teha iseseisvalt, sest et sellise teenuse osutamise lepingu tunnus on see, et töötaja teeb seda või see töötegija seda tööd vabalt valitud viisil, ajal ja kohas, peaasi, et on tulemus. Ja töösuhe siis vastupidiselt on see, et me reguleerime seda protsessi tööandja juhtimise kontrolli all, ta on integreeritud sinna sisse, et siin on ka need ümberkvalifitseerimise printsiibid kõikides riikides enam-vähem sarnased ja võib samamoodi juhtuda, et see kvalifitseeritakse ümber töösuhteks ja siis meil võivad tekkida maksukohustused ja kõik seal, aga see on ka üks viis, kuidas nagu sellist piiriülest suhet lihtsamini hoida, sest et teenuse osutajatel on sageli need maksukohustused on nagu nende peal, on ju, et see on nagu lihtsam, aga ma omalt poolt võin nagu veel kinnitada, et see on kindlasti parem
variant EOR-i kasutamine kui siis independent contractor. Et ma arvan, et riskid, need IP-riskid ja maksuriskid ja see on kontraktoritega natukene suuremad. Ja ütleme, ma saan täiesti EOR-idest aru, et see compliance toote või teenuse osutamine ei ole kerge. Et sa pead olema seal compliant, selles riigis compliant, kus sa seda teenust osutad või ütleme, kus see sinu klient asub. Omas käest lihtsalt Veriffil on täpselt sama probleem lahendada igapäevaselt. Et kus meie klient asub, seal peame olema siis nende andmekaitsealaste seadustega kooskõlas, toode peab vastama kohaliku turu nii-öelda seaduste ja tingimustele, nii et selles mõttes on see keeruline ülesanne nii ehk naa neil ja ma arvan, et eks nad ka katsuvad neid halle alasid üsna palju, aga ma ütleksin, et nad on väga nagu vastutulelikud nende probleemide lahendamistel, mis tekivad ja tähtis on, et sellel töötajal jääks ikkagi hea kogemus sellest töösuhtest kahe siis ettevõttega. Aga räägime äkki natuke nendest riskidest, see tegelikult on väga huvitav teema ja kindlasti võtab meil siin palju aega niikuinii, et sa mainisid märksõnana, et IP-riskid ja et ma sanon, et mis seal mingi konfidentsiaalse inforiskid, et mida see, et selgitage võib-olla siis mõlemad, et mida see nagu tähendab, esiteks, mida, kui te ütlete seda, mida te selle all silmas peate ja mis need sellised realiseeruvad riskid siis võivad nagu olla? IP näiteks sa mainisid. Jah, just. Mina olen püüdnud Veriffis ajada sellist juriidilist nagu strateegiat, et me püüame siis värvata võimalikult paljud töötajaid Veriffi alla. See tähendab, et kus on siis töötaja on siis Veriffi kontrolli all selles mõttes, et me suudame kontrollida seda töö tulemit, ehk see on siis IP on akumuleeritud läbi siis selle töösuhte Veriffi. Nüüd, kui me kasutame siis kontraktoreid või EOR, siis on see pisut hajutatud ja pisut teinekord kontrollimatu, nii et seal tuleb natukene nagu vaadata riigiti, kus oleks vaja tegelikult veel IP sellist transfer mehhanismi kasutada. Nii et jah, et see on see nagu see, kus tegelikult tuleb vaadata üsna kriitiliselt otsa sellele kogu sellele kolmiksuhtele seal EOR-i vaatest ja siis kontraktoritega eraldiseisvalt, ma ei tea, Berkoliisile. Jaa, see probleem selle intellektuaalomandiga ongi see, et ta reeglina, kui töötaja seda loob, eks ju, siis enamikes riikides läheb nii-öelda see intellektuaalne omand või vähemalt need varalised õigused sellele üle otsesele tööandjale. Ja nüüd, kui meil on see kolmiksuhe selle vahendajaga või meil on selline teenuse osutaja, kes osutab seda teenust läbi oma osaühingu näiteks seal riigis, siis need õigused ju automaatselt lähevad kas sellele otsesele tööandjale, kelleks on see tööjõuriendi vahendaja või siis see osaühing läbi, kelle see teenuse osutaja meil tööd teeb. Et seal peab siis olema kindlasti alati mehhanism juures, et kuidas siis Veriffi näitel, kuidas Veriff endale saab need, et siis peab olema seal kas selles teenuse osutamise lepingus mingi mehhanism selleks või siis selle tööjõu vahendajaga kliendi lepingus väga rangelt kokku lepitud, et teinekord näiteks Eestis, eks ju, tuleb neid mittevaralisi õigusi alati litsenseerida, kõikides riikides nagu ei pea, aga see ongi oluline välja selgitada, et kus peab ja kus ei pea, et meil oleks ikkagi see lõpptulemus oleks see, et kogu see intellektuaalomand, mida need töötajad üle maailma meil loovad, jõuaks ikkagi siis õigesse kohta kokku. Ma tean, see on tegelikult ka nii pikaajaline praktika juba, et mitte, et ma oleks alles nüüd siia 21. sajandisse sisenenud, aga ma mõtlen, et see IP tegelikult on saanud ikkagi nagu hästi-hästi oluliseks, et see ei ole nagu selline et see, mis nagu luuakse ja alati midagi luuakse, et kõik saavad nagu nüüdseks aru, et see on miski, mida peab kaitsma, eks? Põhimõtteliselt jah, sest et meil on ju tegelikult mis see IP ikka on, et meil on intellektuaalomandi kesksed sektorid ja meil on, eks ju, mingisuguse füüsilise tööjõu kesksed sektorid, et need, kus on see intellektuaalne omand nagu tarkvarafirmad, et see on ikkagi seal A ja O.
et see on see, mille pärast tullakse ka Eestisse, ostetakse ära meie IT-sektori ettevõtjaid või miks meile investorid tulevad, et me ikkagi müüme seda oma intellektuaalomandit või see on see, mis teeb nagu ütleme selle sektori ettevõtte väärtuslikuks. Et seepärast peab ka seda hoolega kaitsma, sest et kui me seda ei tee, siis tagantjärgi seda nii-öelda jada ajada, et kes millega kuhu panustas ja kust me need õigused nüüd kätte saame, kui see töötaja ammu ära on läinud, et see on väga keeruline, et sellepärast peab seda nagu algusest peale õigesti tegema. Ja samas on sarnased teemad tegelikult ka selle ärisaladuse kaitse ja konkurentsikeeluga, et kui meil töötajaga on lihtne, et kõik on töölepingus kokku lepitav, riigiti konkurentsikeelu jõustamine on ka erinev, et Eestis on see hästi lihtne, et on ikkagi, kui sul on elemendid olemas, mis seadus nõuab, siis on reeglina ka jõustatav see kokkulepe. Väga paljudes riikides ei ole ja siis peame vaatama, et meil oleks ärisaladus hästi tugevalt kaitstud. Ja kui me kasutame nüüd selliseid kolmiksuhteid, eks ju, kus meil on seal see teenuse osutaja läbi oma ettevõtte või on see kolmiksuhe selle rendivahendajaga, renditööjõu vahendajaga, siis konkurentsikeelu panemine näiteks siis sellele töötajale, kes meil seda tööd teeb või töötegijale võib olla problemaatiline. Ehk et siis me peame mingid muud meetodid välja mõtlema, et kuidas me tagame selle, et meie know-how ja intellektuaalomand välja ei jookseks ja ei lekiks. Ulla, sul on kindlasti mingeid näiteid võib-olla realiseerunud riskidest või et mis on siis sellised mingid näited või asjad, et kui oli ise ka tunne, et ahaa, ja et siin võib-olla oleks pidanud seda mõtlema või et mõni värvikas lugu. Mõni värvikas lugu riskide realiseerimisest. Nii, ütleme niiviisi, et need ei ole seotud just ütleme sellega, et kuidas öelda, et nüüd see risk realiseerus. See ei ole kuidagi, sest seda võib-olla me teadlikult teame kogu aeg, et need võivad realiseeruda, kui see juhtub, siis me ei lähe tagasi, et oi, et võib-olla oleks pidanud seda riski teistmoodi hindama tol hetkel. Tegelikult, mis on oluline ka aru saada sellel laienemise protsessis on see, et kas sa tahad laieneda aeglaselt ja turvaliselt, mis nõuab palju raha ja aega ja ressurssi, või sa teed seda kiiresti ja kõik on teadlikud nendest riskidest ja me teadlikult tiimina teame, et me ei tee perfektselt, minu see selline slogan on aeg-ajalt, et perfectly imperfect, et kõike ei saa teha perfektselt, sest et raha ja ressurss, inimressurss on piiratud. Ja siis sa tead, et võib-olla mõni laienemine kätkeb ennast sellist learning by doing elementi ja kui seal ka see mõni risk nii-öelda siis realiseerub, siis ma ei lähe tagasi ja mõtlen, et oleks pidanud teistmoodi tegema, vaid siis, et selge, nüüd see realiseerus ja nüüd tuleb sellega tegeleda. Aga tulles näidete juurde, ma arvan, et kõige selline viimasem näide on võib-olla siis ikkagi Brasiilia, sest et eeltöö oli korralik, aga ikka tuleb ette ootamatusi. Et seal on siis trade unionitel, ametiühingutel on päris suur siis mõju ja jõud. Ja üldiselt, et aru saada esiteks, millisesse ametiühingusse sa kuulud, on juba omaette analüüs, aga ka järgida neid reegleid, et ma arvan, et see on kindlasti õppimise koht paljudele, kes sisenevad siis sellisele turule, kus on ametiühingutel veel väga tugev laiahaardeline pind ja võim, et seal tuleks ikkagi kasutada siis kohalikku head law firmi, mitte odavat, vaid head, kvaliteetsed ja isegi kui ta on kallis, on see, ma arvan, et väärt investeering. Minu arust see on väga hea soovitus, et minna väiksele pausile. Väga kandev ja sobib siia saatesse. Kuulata Soreneni sagedust, tulge kindlasti pärast pausi tagasi, sest täna meil on tööõiguse eri, kus me räägime päris palju piiriülestest olukordadest
ja ma usun, et neid ägedaid näiteid on saate teises osas veel palju tulemas. Aga väike paus. Tere tulemast tagasi kuulama Soreneni sagedust. Esimeses saateplokis me lõpetasime markantse looga Brasiiliast, mis markantsuseni ei jõudnud. Et mis nendest siis Brasiilia ametiühingutest siis sai? Jah, võib-olla ametiühingute poole pealt nii palju, et seal kindlasti on hästi palju erisusi, millega tuleb arvestada, eriti kui tahta pakkuda teenust siis 24/7. Et seal tuleb olla väga piinlikult täpne, kuidas arvestada siis palkasid, ületunde, puhkuseid ja nii edasi, aga ma arvan, et nagu markantsus on meie jaoks võib-olla siin Euroopas näiteks 13. palk, Wow. tervise ülevaatus tööle võtmisel, töötamise ajal ja ka siis töölepingu lõppemisel. Siis toidutalongid, taksokaardid, ühesõnaga, et seal kombos tuleb siis tegelikult teha see põhjalik eeltöö, et kui esialgne analüüs võib näidata, et jaa, tööjõukulud on seal päris odavad, siis kõikide nende benefitidega võib see ulatuda tegelikult päris kalliks. Eks taksotalangid on siis nagu teine palk ja just. Ja muidugi, mis ma võin nagu meie poolt veel õppetunniks tuua, näiteks väga lihtne asi, aga võib mõjutada kontoritööd, et me mõtlesime, et me võtame kontori sellisel prestiižsel tänaval, aga tuleb välja, et enamik karnevale ja enamik pidustusi toimub sellel tänaval, mistõttu töötajad vahel ei saa tööle. Ja need on need asjad, millega sa ei arvesta. Nagu füüsiliselt lihtsalt ei mahu. Füüsiliselt ei saa. Meie plaat oli selles samas selle karnevalil, ma arvan, samal ajal, kui need töötajad ei pääsenud sinna. Aga see on selle kiire nii-öelda laienemise siis võlud ja valud. Et sellega tuleb leppida, neid teatud riske tuleb mitigeerida ja sinna ei olegi otseselt midagi parata, eks kontorit saab alati muuta, kui üürileping seda lubab, aga... Ma pean seda nüüd küsima. Ja. Kui need töötajad karnevali tõttu ei saa sinna töökohta ilmuda, et mis siis nagu see edasi? Lampean töötavad kodust. Jah, aga kui neil on... Ja internetiühendus ei ole piisav, siis me aitame sellega. Aga kui nad peavad kohale tulema? Ei, me oleme ikkagi teinud oma teenuse osutamise niiviisi, et on võimalik ka kodust töötada, kasutades siis sarnaseid turvanõudeid, nagu me pakume neid, või ütleme siis, nagu meil on kontoris. Kas kontor on siis siiamaani seal Karnevali tänaval edasi? Ikka on. Siis on kõik hästi ju tegelikult. Aga see on väga ilus kontor ja me oleme väga uhked selle üle. See on suurepärane näide siis kohalikest eripäradest, millele, et meie peame tikku tulega oma karnevale siin taga otsima, nii et I wish, et meil oleks selline probleem. Sa võid hakata korraldama mingit Rotermanni karnevali. Aga see toobki mind võib-olla selle küsimuse juurde, et me nendes piiriülestes saadetes oleme ikka rääkinudki just siis sellistest võib-olla nagu kultuurilistest eripäradest, et Liisu võib-olla saa siin alustada natuke mõtisklusega, et palju see siis praktikas tegelikult rolli mängib ja et vaatad ka, annad kliendile nõu, aitad kusagil ja siis saad aru, et see ei olegi tingimata võib-olla õiguslik küsimus, mida lahendada, aga selline nagu lihtsalt selline kohalik eripära, et peab teadma. Jaa, et tegelikult on niimoodi, et see tegelikult ei ole kinni ka sellest, et me oleme erinevates riikides või meil on erinevad kultuuritaustad, et mida meie oma praktikas näeme, on see, et enamik töövaidlusi või konflikte töökohal, arusaamatusi töökohal ei teki mingisugusest juriidilisest minetusest või mingist nüansist, vaid pigem inimeste omavahelisest suhtlusest, kui läbipaistvad üksteisega ollakse, kui avatud ja kuidas neid probleeme nagu ennetatakse või lahendatakse, et mulle meeldib tuua seda näidet, et me veedame tööl 3% oma elust, 90 000 tundi oma elus. Seda on märksa rohkem, kui me mingisuguse statistika järgi pühendame oma sotsiaalsetele suhetele või sotsiaalelule. Ehk et see töösuhe on nagu selline
noh, nagu paarisuhe, nagu abielu, suhe lapsega, suhe vennaga, suhe sõbraga, et kui usaldust ei ole omavahel, et siis see suhe ei suju ja tekivadki probleemid. Aga noh, meil on need, ütleme ka juba meie Eesti töökohtadel erinevused, et generatsioonid on erinevad, meil on need inimesed, kes on neurotüüpilised ja neurodivergentsed, neuroerinevad ja meil on erinevad nagu mehed ja naised ja meil on nagu neid erinevusi on palju, eks ju. Aga kui meil tuleb see teise kultuuriruumi aspekt juurde, siis tahes-tahtmata on traditsioonid või tavad, kuidas tööd tehakse riikides erinevad. See on erinev, kuidas inimesed näiteks tagasisidet vastu võtavad. Kui tõsiselt sellesse suhtutakse või kuidas see ülemus seda üldse annab või see vahetu juht, et eks see nagu inimeseti ka erineb, aga seda on ka uuritud niimoodi just nagu kultuuri ja rahvuse taustal, et inimesed on erinevad ja nad võtavad erinevalt, et seega juhtidel on märksa keerulisem sellist multikultuurset töökeskkonda juhtida tegelikult või kus ongi väga palju erinevusi töökeskkonnas, et tahes-tahtmata me liigume sellisel juhul sinna poole, et me peame seda töösuhet individualiseerima rohkem, et see tähelepanu, mida juhina me töötajale siis pühendame ja kuidas me näiteks mingit tagasisidet anname, peabki erinema. Et ma ei kadesta neid juhte, kes seda tegema peavad. Ja paljud nagu konfliktid tekivadki sellest, et inimesed mõistavad teineteist siis valesti, et me võtame nagu enda seisukohalt seda, mis on iseenesest mõistetav, et kui ma nagu seda välja ei ole öelnud, et see teine pool, see töötaja näiteks, et tal ei oleks pidanud aru saama, et ma seda mõtlesin. Aga kui töötaja tuleb teisest, kas või õigusruumist või kultuuriruumist, siis ta tegelikult mõtleb oma nii-öelda pätta otsast. Ja tema tõlgendab seda, mida me nagu kokku leppisime või rääkisime suuliselt hoopis teisiti. Et sealt tekivadki kõige suuremad nagu lahkhelid, et me eeldame, et me saame kõik asjadest ühtemoodi aru või me mäletame asju sarnaselt. Et siit on alati minu soovitus, et me võime suuliselt vestelda, aga juhina võiks töötajale saata pärast vestlust väikse e-kirja öelda, rääkisime seda, leppisime kokku selles, et kas sa nõustud. Et eriti, kui me nagu näiteks mingisugust sükest käitumist adresseerime, mis meile ei meeldi töökohal, et kas on mingi rikkumine olnud või töötaja ei ole nagu oodatud tasemel oma ülesannetega hakkama saanud. Et seda, kui palju üksteist võib tegelikult valesti mõista, kui me nagu mustvalgel seda kirja ei pane, et seda on, seda ei usu, kui ei oleks näinud. No seda õnneks juristidele ei peagi rohkem selgitama, et arusaamatused suulisest vestlusest on igapäevane nähtus. Aga Ulla, Veriff tõepoolest on rahvusvaheline ettevõte, et kas te olete ka nende jaoks näiteks mingid case study'd teinud, et võt see turg oligi eriti raske või et siin on ikka omajagu nagu sellist pusimist või tegemist või äkki just, et ka häid näiteid, et et see on meiega nii sarnane või kuidagi, et Brasiiliast me rääkisime, seal tõepoolest on meie jaoks mingid ootamatud näited, aga et midagi veel, kus sa oled tulnud, et mingi näide, mis on meelde jäänud võib-olla või? Ütleme, USA, UK ja siis Hispaania on ikka väga sarnased. Ma ei tunne, et me oleks seal kuidagi pidanud mingite raskustega rinda pistma. Kuigi USA, mulle endale tundub, et on kohati suht eriline, seal on selline hustle-kultuur võib-olla veel suurem. Jah, selles mõttes, et seal on osariigid ju erinev siis seadusandlus või ütleme siis seal on see federal, siis nii-öelda üleriigiline õigus ja siis on osariigiti on siis sellised spetsiaalõigused või ütleme siis nagu mis ühte või teist valdkonda teistmoodi reguleerivad, et sellega tõepoolest oleme pidanud nägema vaeva, võib-olla isegi kasutama siis rohkem ka kohaliku advokaadibüroo teenuseid, mis on üsna kallis. Et näiteks, kui võtta näiteks tööjõuga seotud probleemid, siis seal on töölepingu lõpetamisel on teatud erisusi, 40+ inimestele tuleb anda rohkem aega erinevate dokumentidega tutvumiseks.
kõik vaatavad teineteisele otsa välja Teleri ja just, et ei tea küll, miks see nii on, aga jah, et seal on neid erisusi palju ja sellega tuleb, et kui USA turule minna ja seal asutada endale siis kas tütar, ema, mis iganes affiliate, siis tuleb arvestada suuremate õigus siis abikuludega, sest et tõepoolest seal ei tasu mööda panna, sest seal kohtus vaidlemise peale võib minna tohutul määral auru ja raha. Ja see ei ole kindlasti nagu meeldiv kogeda. Nii et jah, USA on kindlasti selline, kuidas öelda, markantne näide, aga UK ja Hispaania on täitsa meile sarnased, et ei saaks tuua selliseid postmortem mingeid kokkuvõtteid, et kus oleks nagu võinud teistmoodi midagi teha, et ma üldiselt ma olen seda sorti inimene, kes võib-olla ei vaata tagasi ja ei kahetse, et ma olen orienteeritud nendele lahenduste leidmisele, kui siis nüüd mingid riskid realiseeruvad või siis on vaja mingisugune probleem kiirelt ära lahendada, et võib-olla siin ongi raske ajusopis niiviisi sobrada, aga ma arvan, et uutele turgudele laienedes, kui me näiteks räägime Aasiast, siis ma arvan, et seal ma võtaksin selle lähenemise, et kulutada natukene rohkem aega siis eeltööle. Et see on kindlasti natukene meile veel võõram kui näiteks Ladina-Ameerika. Ja kuna see keeleruum on seal ka teistsugune, siis tuleb seal ikkagi oluliselt rohkem vaadata ringi ja analüüsida, mis on see õige riik, kuhu ennast asutada, kus oleks kõige kergem siis nii tööõiguses kui ka toote vaates siis regulatsioonid. Ja ma arvan, et seal võib-olla ma isegi tõmbaks natukene käsipidurit, kui me tahame kiiresti ja ruttu liikuda, sest et seal võib olla, teades neid andmekaitsealaseid reegleid seal võib ka mingitel juhtudel kohalduda kriminaalvastutus ja sellega ma kindlasti ei tahaks. Seal on siis nagu rangem isegi kui Euroopa Liidus kogu see teema? Ja. No teistmoodi rangem. Selles mõttes, et meil on reguleeritud, seal on võib-olla seda halli ala rohkem, aga siis ütleme, sanktsioon on nagu karmim. Et probleemil lahendatakse karistusähvardusega põhimõtteliselt. Et ise pead välja mõtlema, kuidas vanglasse ei satu. Aga no, väga huvitav tõesti, kui on ikkagi selline päris kogemus selle piiriülese tegutsemisega. Ja Liisu, sul tegelikult on ka, et ma hakkasingi mõtlema nende näidete varal, et mis hetkedel siis meie nagu kliendiga kaasas käime, et sul on ka mingid näited, ma saan aru, et kui on Eesti ettevõte, siis aitame, kui on välismaal mingisugune asi juhtunud, on ju, aga et meie saame esiteks natukene aidata seda käsipidurit tõmmata, et kui klient tuleb meie juurde ja ütleb, et mis tavaliselt juhtub, on see, et me nüüd palkame uue töötaja, ma ei tea, näiteks Ameerikasse, on ju, et vaata see tööleping üle. Ja siis mulle tuleb laua peale meie tavapärane Eesti tööleping, on ju, ja siis ma pean kuskil ka oma ajusoppides hakkama välja otsima, et mida mina tean selle kohta, kuidas Ameerikas töötajaid palgata, et mul on ka väga nagu pikk, eks ju, praktika tööõiguses selja taga ja mina nagu olen õppinud oma klientidelt, et mul on erineva taustaga kliendid erinevatest riikidest ja eks need ikka küsivad oma riigist lähtuvalt mu käest küsimusi ja mul on alati olnud uudisimu, et miks ta nii küsib ja siis ma saan aru, et seal riigis käivad asjad teisiti ja siis ma olen selle kõik üritanud endale kõrva taha panna ja kui ma siis võtan selle Eesti töölepingu, siis ma ütlen sellele kliendile, et vaata, et kui sa tahad Ameerikasse endale töötajad palgata, Ameerikas ei olegi töölepinguid üldse. Et seal ei sõlmita kirjalikke lepinguid, väga väheste positsioonidele ainult. Et seal on hoopis teistsugune. Seal tuleneb siis kõik seadusest, mis seal puudutab. Et seal on pigem sükene seadusandlik ja raamistik siis suurem ja ka mingisugused kollektiivlepingud ja nii edasi, aga siis, mis ma veel teen, ma üritan anda nii-öelda nagu common sense nõuannet siis, et mis ta nagu tegema peaks, et soovitaksin koha peal ikkagi mingi nõustaja leida,
noh, oleneb riigist, eks ju, et Ameerika on suur ja lai, et seal ja noh, nagu teistmoodi kui Euroopas asjad, et seal minu common sense võib-olla nii palju ei aita, et noh, tuleks koha pealt vaadata. Euroopa Liidu riikides on natukene lihtsam võib-olla meil on need direktiivid, mis raamistavad seda tööõigust Euroopa Liidu üleselt, kuigi tööõigus on väga kohalik, siseriiklik valdkond, et seal on väga palju võimalik teisiti kokku leppida ja seal on need ametiühingud ja kollektiivlepingud, kus tulenevad hoopis teistsugused kokkulepped, kui näiteks see direktiiv ka ette näeb seal. Et ma saan nagu toetada oma teadmiste pinnalt, mis me oleme siis kogunud, et kuidas võiks ühes või teises riigis asjale läheneda. Me saame leida oma nii-öelda sõberadvokaatide hulgast välismaal abiväge, kui vaja. Ja noh, üldiselt nagu näidata näpuga nendele kohtadele, mis peaks seal välisriigis siis töötaja palkamisel läbi mõtlema. Need samad, mis meil täna siin juba kõlasid, et kuidas seal makse maksta, et kas peab ennast kuhugi registreerima, millist seda vormi siis on mõistlikum valida, kõik need, kas te olete läbi mõelnud, kuidas te oma intellektuaalamandit kaitsete, kuidas te nagu noh, seda kavatsete nagu hallata seda töösuhet seal, et me saame nagu siuksed märksõnad anda, et millega siis klient saab ka vajadusel minna selle kohaliku nõustaja juurde ja kõik need asjad nagu ära küsida. Et seda me saame teha ja noh, ütleme siukstel, kui me räägime teenuse osutamise lepingutest, et siis me neid aitame ka üle vaadata, et seal on need ümberkvalifitseerimise riskid töösuhteks on üsna sarnased riigiti, et seal me saame võib-olla rohkem oma teadmiste varal nagu seda lepingut kommenteerida. Aga noh, üldiselt minu esimene nõuanne on alati, et kui oled Roomas, käitu nagu roomlane, et Eesti tööõigus ei ulatu teistesse riikidesse ja et alati on teadlike riskide võtmine okei, aga me peame olema teadvustanud, et mis need riskid on ja millises olukorras need võivad nagu realiseeruda, et siis me oleme nagu valmis selleks, et ei tule üllatusena. Et teadliku riski võtmine eeldab ikkagi väikest eeltööd, et aru saada, et kas see on väärt võtta. Aga Ulla, võib-olla see on alustuseks sulle, aga palun mõlemal kommenteerida natuke, et kuidas siis nagu Eesti tööõigus on võrdluses laia maailma omaga, et noh, meil on muidugi see eelis, et see on meil selge. Ja kõik see peab 3 minutiga olema tehtud. Väike selline võrdlus ja siis ma tahan, üks küsimus on mul veel jäänud siia saate lõpuni, et palun. Võtame siis võib-olla kitsamalt, me just tegelikult Pirko-Liisiga rääkisime, et näiteks konkurentsikeeld, me ei jõudnud seda enne puudutada, aga see on Eestis ülihästi reguleeritud. Kas ta on tööandjale sõbralik või mugav? See on teine teema, eks, aga vähemalt reeglid on väga selged, mida sa pead tegema, millal, mida maksma, kuidas. Nüüd teistes riikides, näiteks kas või UK-s või USA-s, on jälle it depends või ütleme, kas on jõustatav või ei ole jõustatav, see on natukene selline küsimärk, oleneb osariigist, oleneb olukorrast. Et ma ütleksin, et konkurentsikeeld on üks näide, kuidas Eesti seadusandlus on väga hästi nagu siis need reeglid paika pannud. Kuidas sa kommenteerid? Kas on mingi teine näide äkki halb võib olla? Selles mõttes, et Eesti tööõigus on, ma arvan, et on enam-vähem okei niimoodi oma jäikuselt, et tööõigus üldiselt on jäik igal pool, sest et töötaja on see nõrgem osapool, on ju, teda peab kaitsma. Meil ei ole võib-olla näiteks nii bürokraatlik või palju paberimäärimist näiteks nagu Leedus. Samas meil on kindlasti rohkem nõudeid kõiki asju dokumenteerida kui näiteks Soomes. Et Soomes on sellised töölepingud, mis on väga lühiksed ja seal on väga vähe kirjas, Eestis on kõik, peab olema täpsusega kirja pandud. Konkurentsikeelu teema olen Ullaga nõus, et Eestis on, nagu ma just enne mainisin, ka hästi jõustatav, kui me oleme selle korrektselt sõlminud. Noh, näiteks ärisaladust me peame nagu väga pikalt ja põhjalikult töölepingus lahti kirjutama. Osades riikides piisab sellest, et on öeldud, et ma ei tea, hoiad kõike, mis kuuled saladuses, on ju, aga meil nii ei hästi pole läinud. Võib-olla meie näiteks, ütleme, mis puudutab tehnoloogia ettevõtteid ja ettevõtteid, kellel on vaja
et töötataks valves, reageeriksid 24/7, siis Eestis on näiteks see valveaja regulatsioon üsna jäik, et tehnoloogiasektoril on suuremad võimalused, aga meil on ka teisi sektoreid, kus on vaja valveaega rakendada ja see on hästi piiratud võimalused võrreldes näiteks teiste riikidega. Et erisusi on, et aga ma ei saaks öelda, et meil oleks nagu kuidagi maha jäänud tööõigus, et alati saab paindlikumaks muuta, aga siin ongi see, et me peame kogu seda balanssi püüdma töötaja ja tööandja vahel, et paindlikumaks tegemise kohti kindlasti on ja kindlasti võiks võtta teistest riikidest eeskuju, et mida kuskil tehtud on, et ajaga kaasas käia, et suva sellest minu viimasest küsimusest, see on väga hea, väga huvitav võrdlus praegu, et mis need head asjad, mida võiks siis üle võtta, võiks olla näiteks? Teistest riikidest. Kas või see sama valveaja teema, et meie reguleerime seda, et valveaeg jääks töö- ja puhkeaja normi piiridesse, teistes riikides reguleeritakse pigem seda, et kas see valveaeg on tööaeg või mitte, et kui nagu seotud sa oled sellel valveajal, et kas sa võid kodust ära minna, ma ei tea, restorani või ei või, et kui ei või, siis on tööaeg, maksame raha näiteks. Mingisugused näiteks üldse paindlikum tööaeg, et meil on jälle üsna range see, et näiteks kaugtöötamiste puhul ja nii edasi, et seda võiks võtta üle ja neid on nagu palju, et ma aeg-ajalt ikkagi kohtan selliseid asju, mis mulle tundub, et võiks olla meil ka, aga kuna tööõigus eeldab siis sotsiaalpartnerite kokkulepet ehk valitsus, tööandjad ja ametiühingud, et siis muudatuste sisseviimine ei lähe nii lihtsalt. Aga et lõpetuseks võib-olla siis Ulla, mõtlisked natuke sina ka, et mis mingeid häid praktikaid või asju sa oled näinud, et kusagil mujal reguleeritakse, mida... Aga 1 minutiga. Aga 1 minutiga, aga samas, et sul on lihtsalt see praktiline kogemus ka nagu selline, Hea küsimus. Selles mõttes, et häid praktikaid nüüd Eesti tööõigusesse. Jaa, ma näen sellist võib-olla, ma pigem näen vastupidi, kuidas häid praktikaid Eestist viia. Mis on tegelikult positiivne. Absoluutselt. Ja võib-olla ma ei ole ka siin erapooletu, sellepärast, et ma lihtsalt Eesti tööõigust tean rohkem. Aga ma näen, et neid murekohtasid teistes riikides on nagu oluliselt rohkem. Ja näiteks kas või see, lihtsalt ma kordan ennast muidugi, aga see konkurentsikeeld, et iga kord kui tekib jälle küsimus näiteks UK-s, et kas on jõustatav või ei ole, siis tuleb uuesti analüüsida see olukord läbi, mis positsioon, kui kauaks, kuigi lepingus on see kirjas, aga lihtsalt see ei pruugi olla alati jõustatav tulenevalt sellest olukorrast ja sellest rollist ja kus parasjagu ettevõte on. No nii, kas ma juhatan välja või tahad sa ise? Palun tee seda, Maarja. Oi, no nii. Kuulasite Soreni sagedust, jälle ilmselt 74 osa või midagi sellist. Täna oli piiriülese tööõiguse eri. Külas olid suurepärased eksperdid, Ulla Helm, Pirkoli Sarkma ja 2 inimest, kes ei olnud eksperdid, ehk siis mina ja Eleri. Kuulake meid siis varsti jälle.